Tere, mina olen Maire Vesingi, toitumisterapeut ja Eesti Laste Diabeedi Liidu kogemusnõustaja. Tahaksin täna teile rääkida veresuhkru tasakaalustamisest läbi tervisliku toitumise. Jagan teiega oma ekraani ja saamegi alustada selle loenguga. See on selle loengusarja viimane koolitus ja eelkõige tahaks siis rääkida sellest, mis oleks õige veresuhkru näit. Et enne sööma hakkamist ta võiks jääda meil siis 4 ja 8 vahepeale. Loomulik on see, et peale söömist ta siis veidi tõuseb, aga väga palju on see veresuhkru tõus peale söömist seotud sellega, mida me sööme. Et eelkõige siis lihtsüsivesikud ehk kiired süsivesikud tõstavad veresuhkru taset. Ja vaatamegi neid siis, millised toiduained on kiired süsivesikud ja millised on aeglased süsivesikud. Me võime seda tähistada ka tähisega glükeemiline koormus ehk siis GK ja selleks, et me suudaksime hoida oma veresuhkru tase õiges normis ehk hoiaksime ära selle kõikumise, peaksime me sööma siis selliseid süsivesikuid, mis imenduvad verre stabiilsemalt pikema aja jooksul. Ja vaatame siis, mis see GK tähendab. Ja glükeemiline koormus näitab siis kiirust, millega teatud toiduaine organismis seedub ja glükoosiks ehk keha energiaallikaks muutub. Ja mida kiiremini toit lõhustub, seda kõrgem on tema glükeemiline koormus. Ja eelkõige omavad siis glükeemilist koormust sellised süsivesikud nagu tärklis ja suhkrud. Enamus süsivesikutest moodustabki tärklis 80%. Kohe räägime ka sellest, mis siis kiudainetest saab, et kas kiudained ka meie veresuhkru taset tõstavad. Ja süsivesikute alla saame me lugeda siis selliseid toiduaineid, mis sisaldavad nii tärklist kui suhkrut, näiteks siin pildi peal on praegu näha teraviljatooted, piimatooted, sest piimas on piimasuhkur, laktoos, kaunviljad, leivad, saiad, marjad, puuviljad, mahlad eriti, kus kiudaineid ka ei ole, kõik magusad toiduained, kommid, küpsised, suhkur, kõik erinevad suhkrud ja mesi. Aga me ei saa lugeda imenduvate süsivesikute hulka kiudaineid. Ehk me võime öelda, et imenduvad süsivesikud moodustuvad sellest, kui me lahutame süsivesikutest, mis on siis kokku liidetud, lahutame kiudained maha. Näiteks, kui siin üks näide tuua Tõrvaaugu mahetalu Tatrast, kus on kokku süsivesikuid 66,29 grammi, mis moodustab siis kiudaineid sealt 10 grammi ja palju siis on imenduvaid? 56,29 grammi. Et kiudained ei imendu meie organismis, hiljem on juttu sellest, et me ikkagi väga vajame neid, aga neil ei ole siis sellist glükeemilist koormuse mõju meie organismile. Ehk nad veresuhkru taset ei tõsta, pigem nad langetavad isegi veresuhkru taset. Kõrgema glükeemilise koormusega on nüüd kõiksugu maiused, kommid, batoonid, rasvaküpsetised, krõpsud, kõik need, mille arv jääb alla, tähendab üle 10 siis. Alla 100 nad jäävad küll, aga üle 10, näete, siin on isegi 70 grammi imenduvat süsivesikut 100 grammi kohta. Et see näitab siis imenduvaid süsivesikuid. Me saame lugeda ülikõrgeteks glükeemilise koormusega toiduaineteks. Sama on ka ülevalminud banaaniga, viinamarjadega, pähklitest kašuu ehk India pähkel, latte kohvi, kus on rohkelt piima, magusad joogid, mahlad, kust on kiudained ära võetud. Kui me mahla teeme, viskame ju kiudained. Ehk see, mis siis mahla pressimisest alles jääb, selle jäägi viskame siis prügikasti. Ja selle võrra ka imendub see jook kiiremini. Näiteks smuuti nii kõrgesti veresuhkru taset ei tõstaks, kui me oleme selle marja või puuvilja viljaliha sinna sisse jätnud. Kuigi see
püreestamine ikkagi mõjutab seda. Madalama glükeemilise koormusega on nüüd sellised maa peal kasvavad köögiviljad ja domineerib siin ju roheline värv, mis on ülitervislik värv köögiviljade hulgas. Ja need arvud on kõik nüüd alla 5, ütleme, et need on ülimadala glükeemilise koormusega köögiviljad, mida me võime nii vabalt süüa, et need meie veresuhkru taset ei tõsta. Nii kaua, kuni nad on siis toored, ehk me ei ole neid veel väga pehmeks keetnud, me ei ole neid ära püreestanud, et need näitavad siis toore köögivilja imenduvate süsivesikute sisaldust. Ja kui me räägime vikerkaare värvidest, siis meie taldrik võiks olla nii värviline, nagu vikerkaar on, et kõik need 5 värvi on meie taldrikul olemas, seda rohkem on meie taldrikul kiudaineid, antioksüdante ja see roheline värv oleks siis kõige olulisem, et see meil iga söögikorraga olemas oleks, aga päeva lõikes siis need 5 värvi peaksid kõik meie toidutaldrikult läbi käima. Kogu selliselt piltlikult ütleme, et sööksime nii palju madala glükeemilise koormusega köögivilju, kui 2 kätte mahub, see on vähemalt nii palju peaksime sööma. Eks ta kogu selliselt kuskil 500 grammi tuleb. Lihtsalt me ei jaksa neid rohkem süüa, aga meie toidulaual kipub seda köögivilja väheseks jääma. Üks parimaid suupisteid on ju köögiviljatipid. Sellise lahja tipikastmega, et kas nad on toorjuustud, lahjem hapukoor, maitsestamata jogurt ja majoneesi maitse saame ju nii, kui me sinepit natukene paneme maitsestamata jogurti sisse, ongi tulemuseks palju kalorivaesem ja tervislikum variant, kui oleks siis majonees, mis sisaldab rafineeritud õli ja munakollast, nii et ülirasvane oleks. Kui me vaatame nüüd maa all kasvavate köögiviljade glükeemilise koormuse numbreid, siis kipuvad need kõik üle 5 olema, aga samas kõik üle 10 ka veel ei ole. Nii et sellised köögiviljad nagu porgand, sibul, peet, juurseller ehk mugulseller, kaalikas, nii kaua kui nad on toored, saame me neid lugeda ka madala glükeemilise koormusega. Aga kui me nad ära keedame ja nad veel ära püreestame, siis nende glükeemiline koormus tõuseb. Aga pastinak, kartul, bataat ehk maguskartul on juba algselt kõrgema glükeemilise koormusega ehk nende arvud on siis üle 10 ja kui me neid veel keedame ka, sest me kartut ju tooret süüa ei taha ja näiteks nagu kartulipüree puhul veel ära ka püreestame, siis see on ikka väga kõrge glükeemilise koormusega toit lõpuks. Kuidas asendada nüüd selliseid mugulaid, mis sisaldavad rohkem tärklist ja me ei sooviks siis nii palju tärklist korraga süüa, on näiteks juurselleri kasutamine friikartulite, niinimetatud friikartulite tegemisel või teeme siis kartulitšipse hoopis maapirnist, et neid saab kahjus valmistada, ei pea siis õli sees tegema ja tulemuseks on väiksema glükeemilise koormusega toidud, sest oma olemuselt on juurseller ja maapirn siis madalama glükeemilise koormusega. Maapirn sisaldab tärklise asemel inuliini ja see ei mõjuta siis veresuhkrut selliselt nagu tärklised, mis siis näiteks kartuli või bataadi sees siis on domineerivad. Puuviljad on alati veidi kõrgema glükeemilise koormusega kui köögiviljad. Aga siin osad jäävad ka alla 10 grammi imenduva süsivesiku 100 grammi kohta, et võiks siis neid eelistada. Aga me ei saa puuvilju kunagi süüa nii palju kui siis köögivilju, eriti neid maa peal kasvavaid madalama glükeemilise koormusega köögivilju. Ja kogu sellised, kui me vaatame, võiks see olla näiteks 1 õun, 1 pirn päeva lõikes või siis peotäis marju või 10 viinamarja ja siis sinna lisaks mingi puuvili või paar lõiku arbuusi. Aga soovitakse puuviljade kõrvale süüa pähkleid, seemneid, mandleid
mis sisaldavad glükeemilist koormust, vähendavad täisväärtuslikku valku ja häid rasvu, aga tuleb ka tähele panna seda, et pähklid, seemned ja mandlid on küllaltki rasvarikkad. Et me räägime sellest, et 10 pähklit või peotäis pähkleid, et me ei saa ära süüa siis suurt pakki pähkleid või seemneid, et siis tuleb seda kalorsust juba väga palju. Aga kõik pähklid ei ole ühtemoodi võrdse glükeemilise koormusega. Siin on näha jälle see cashew ehk India pähkel, mille glükeemiline koormus on 27. Näiteks taimetoidu puhul kasutatakse hapukoore, taimse hapukoore, taimse toorjuustu tegemisel, toorkookide tegemisel, et miks nad nii rammusad on. Aga võiks eelistada siis hoopis pekaanpähklit, Brasiilia pähklit, makadaamia pähklit, meie oma sarapupähklit ja näiteks Kreeka pähklit, mis on ka lisaks omega 3 rikas. Kui toiduained sisaldavad rohkelt kiudaineid, siis me saame öelda, et nad on ka madalama glükeemilise koormusega, sest kiudained ise ju veresuhkru taset ei tõsta. Nad pigem annavad meile kiiremini täiskõhutunde. Nad aeglustavad ka teiste süsivesikute ehk siis suhkrute ja tärkliste imendumist, toidavad häid baktereid meie organismis. Samuti on kiudainete rikka toidu söömine nõudnud rohkem närimist. Me saame rohkem keskenduda oma söömisele, sest me ei neela seda toitu nii kiiresti alla. Vajame siis rohkem selle peeneks närimist ja see omakorda soodustab siis veresuhkru paremat kontrolli, sest ta tekitab küllastus- ja täiskõhutunde. Juba see, et me sööme aeglaselt, me sööme naudinguga, me mõtleme selle toidu peale. Kiudained aitavad toksiine ja jääkaineid, näiteks ka kolesterooli organismist eemaldada, hoiavad ära kõhukinnisuse, aga kiudained vajavad ka vee joomist. Et kiudained, eriti kui me räägime siin teraviljadest leiduvatest kiudainetest, siis me peaksime ka rohkem vett tarbima, sest kiudained paisuvad vedeliku mõjul siis. Ja kiudaineid leidub ka puu- ja köögiviljades. Kui me neid ei koori ja kui me neid ka ära ei purusta ehk ei püreesta näiteks smuutide tegemisel. Ja mõned soovitused, kuidas siis oma toitusid rikastada kiudainetega. Näiteks rullbiskviit ei pea alati olema siis nisujahuga tehtud. Siin on mul küll tegemist soolase rullbiskviidiga, aga see sisaldab kartulit, suvikõrvitsat, porgandit, punast sibulat. Et me saame valmistada rullbiskviitega nii, et me siis riivime köögivilja ära, küpsetame nagu plaadibiskviidi ja siis paneme sinna täidis ja keerame ta rulli. Või näiteks takod, kreekerid, pitsapõhjad valmistame nii, et riivime suvikõrvitsa ära, ürte võib sisse panna ja segame siis riivitud juustuga. Võib valmistada ka toorsalateid natukene põnevamalt. Laste puhul tuleb just juttu sellest, et nad ei kipu armastama toorsalateid, aga kui me anname natukene huvitavama kuju suvikõrvitsale, porgandile, spageti sellise lõikuriga, siis söövad ka lapsed seda parema meelega. Aga seda sama suvikõrvitsa spagetti võib panna ka praetaldrikule. Kui on hetkeliselt näiteks diabeedi puhul veresuhkur kõrge ja me ei saa süüa siis teravilja sisaldavat spagetti, on võimalus kas külmalt või teha ka ahjus soojaks sellised taimsed süsivesikute vaesed spagetid, mis on suvikõrvitsast valmistatud ja serveerida neid hoopis siis praetaldrikul. Aga võib ka porgand ja suvikõrvits omavahel segada ja valmistada nii salateid või praelisandeid. Peekon annab siin ka väga hea maitse, kui niimoodi ahjus vähem kui 5 minutit soojendada ja annab ka hea maitse sellele suvikõrvitsale. Mõnikord on vajadus ka riisi valmistada nii, et ta ei sisaldaks rohkem süsivesikuid, näiteks lillkapsast. Kui me nüüd noaga tükeldaksime lillkapsa väiksemateks õisikuteks, oleks tegemist kuskussiga, mis sisaldab vähe süsivesikuid.
Võib lillkapsa riivitud kujul või tükeldatud kujul samamoodi näiteks omletitaigna sisse panna ja küpsetada hoopis need muffini vormis. Hommikusöögiks, ooteks, hea reisile kaasa võtta. Ja vähendame sellega siis loomsete valkude ja rasvade osakaalu selles toidus ja anname kiudaineid juurde. Samamoodi võib siia veel tomatit panna, ürte lisaks. Ja kuidas teha sellist kastet, mis näeb välja nagu jahupiimakaste, aga tegelikult on ta siis keedetud lillkapsas, kas vees või puljangis ära püreestatud ja tulemuseks on rasvavaesem, loomsete rasvade vaesem, kiudainete rikkam kaste. Aga kastmeid võib valmistada ka kartulist, porgandist, kõrvitsast, suvikõrvitsast. Et rohkem võikski olla kastmete näol just seda köögivilja meie taldrikus, et osatakse küll teha toorsalateid, osatakse teha sooja lisandit taldrikule, aga ei mõelda, et kastmed on ka üks asi, mis ei ole tegelikult üldse tervislik meie taldriku peal. Et see rohkes õlis, rafineeritud õlis praetud nisujahu ja piim peale valatud, sellel ei ole mingit toiteväärtust. Aga kui me keedame erinevaid köögivilju, maitsestame, püreestame, on see värvilisem ja saame ka siis oma taldrikule kiudaineid juurde anda. Ja millest see glükeemiline koormus veel sõltub? Sõltub toidu töötlemisest. Et mida vähem on toiduaineid töödeldud, näiteks teravilja kooritud, riisi lihvitud, seda vähem ta siis veresuhkru taset mõjutab, ehk seda rohkem on tal neid kiudaineid seal alles. Näiteks valge sai, valge riis, kartulipüree, rafineeritud suhkrud, valge suhkur näiteks, magusad joogid, kust on siis kiudaineid juba välja võetud. Et need kõik tõstavad siis veresuhkru taset väga kiiresti. Kui nüüd kasutada täisteraviljatooteid, on selles täisterajahus ehk grahhamjahus alles ka veidike teravilja kesta, veidike ka seda teravilja idu, kus on erinevaid vitamiine, mineraalaineid. Aga kui me räägime valgest nisujahust ehk kõrgema sordi nisujahust, siis tema toiteväärtus on juba väga madal. Et ei ole seal enam magneesiumi, rauda, fosforit sellisel kujul nagu täisterajahus siis ehk lihtjahus oleks. Ja väga tark inimene võtab gliidepaki ja lisab neid gliisid ehk teraviljakestasid oma putrudesse, küpsetistesse, leivataignasse, saiataignasse, pannkoogitaignasse ja rikastab siis oma küpsetisi kiudainetega. Ja saame öelda, et me madaldame sellega siis oma toidu glükeemilist koormust ehk seda mõju veresuhkru tasemele. Üldiselt püreesupid on veidikene kõrgema glükeemilise koormusega, sest me püreestame ju need köögiviljad ära. Aga mis on suppide puhul üks väga oluline ja mitte vähem tähtsam asi on see, et kõik need vitamiinid, mineraalained, mida me siis keedame koos nende köögiviljadega selles potis, need jäävad ju sinna potti alles. Me ei vala seda keeduvett ära, nii nagu kartuli keetmise juures me valame selle keeduvee ära, aga siin jäävad need meil supi sisse alles. Nii et toiteväärtus mingil määral on ikkagi olemas. Lihtsalt, et ta on püreestatud, selle võrra on ta natuke kõrgema glükeemilise koormusega, kõht läheb kiiremini tühjaks. Vajame järgmist söögikorda veidike kiiremini, aga kui siia panna toorjuustu, vahukoort, peekoni riba peale, see täidab ka väga hästi kõhtu, kui seda loomset valku ja rasva natuke siis püreesupile juurde lisada. Ja ise saab ju valmistada erinevaid kreekereid, mis on seemnetega, täisterajahudega, näiteks kaerajahuga, tatrajahuga tehtud. Ei pea olema nisujahuga küpsised või saiakesed meil kogu aeg laua peal. Seemneleivad erinevad. Siin on mul pandud ka täistera kaerailbeid taigna sisse. Ja üks väga selline toitem, magustoit on toor tatra puuviljasalat, kus siis toortatar on leotatud umbes 4 tundi, aga ta ei ole keedetud.
ja tänu sellele on sellisel toortatral ehk ütleme kuum töötlemata tärklisel siis on väiksem mõju veresuhkrule, sest meie seedeensüümid ei pääse siis sellele tärklisele ligi, sest neil on selline korrapärane struktuur, et keetmine ja küpsetamine lõhuvad selle tärklise molekuli ja siis kiireneb see seedimiskiirus ka meie organismi jaoks. Aga on võimalik pitsapõhjasid teha ka selliselt, et taignasse kuulub muna, toorjuust, ma aeg-ajalt asendan selle toorjuustuga riivitud suvikõrvitsaga ja kas siis kookos või mandlijahu, mis on kiudainete rohke, aga süsivesikute vaene. Ja sellise pitsa, see ei ole nüüd selline suur pitsa, vaid keskmise suurusega pitsa, sisaldab ainult 1 gramm imenduvaid süsivesikuid, kui sealt on need kiudained siis maha arvestatud. Ja millega veel nüüd rikastada oma teraviljatoitusid, nii küpsetisi kui ka putrusid, on psüllium ehk siis India teelehe seemnekestad, mis on puhas kiudaine, mis meie organismis ei seedu, aga miks teda üldse taigna sisse panna lisaks sellele, et ta annab kiudaineid juurde, aga ta paksendab taiget. Eriti hea on ta gluteenivabade taignete puhul, et seob selle vedela ja tahke osa siis omavahel kokku ja tulemuseks on see, et me ei pea nii palju jahulisi tooteid, teraviljatooteid sinna taigna sisse panema, et meil on võimalik küpsetada ja kuju anda küpsetisele väiksema tärklise sisaldusega. Ehk jätame neid teravilju vähemaks, paneme psülliumit, aga see oli puhas kiudaine ja tulemuseks on see, et see küpsetis siis mõjutab meie veresuhkrut vähem. Köögiviljadest erinevaid määrdeid teha, hernemääre, keedetud porgandist määre, keedetud peedist määre, võib püreestada koos toorjuustuga, päikesekuivatatud tomatiga, kikerernestega, nii mis kellelegi siis maitseb. Et siin mul ongi pildi peal näha šampinjoni määre, kus on siis mandliraastud ja šampinjonid, mis on praetud panni peal omavahel ära püreestatud ja aetoa konserv koos päikesekuivatatud tomatiga ära püreestatud ja selline imehea määre, ei pea see keeduvorst alati meil selle võileiva peal olema. 3-4 päeva sellised taimsed määrded säilivad küll külmkapis. Läätsedega saab teha ja sellised kaunviljad on ju väga kiudainete rohked ja sisaldavad ka taimseid valkusid, mis täidavad kõhtu väga hästi. Aga läätsede asemel võib kasutada ka kikerherneid. Läätsedest ma soovitaks kasutada punaseid läätsesid, mis keevad 10 minutiga ja nad keevad püreeks ära. Rohelised läätsed keevad 20 minutit, aga nad ei taha püreeks hästi keeda, neid peab pärast siis tugevalt püreestama ja nad ei ole nii ilusa värviga. Et rikuvad selle määrde värvi ära. Suppi sisse samamoodi ma soovitaksin panna neid punaseid läätsesid. Ja oakonservi või siis leotatud, kuivatatud ubasid ise keeta umbes 40 minutit. Kasutada nüüd muffinitaignas, tordipõhjade sees, keekside sees. No ükski laps ei saa aru, et sellist šokolaadimuffinid on ilma teraviljata valmistatud ja siin on uba hoopis taigna sees. Kui ei soovi tumedat šokolaadivärvi, siis võib ka teha valgete aetubadega ja mitte seda šokolaadi sinna sisse panna. Aga võib ka läätsedega ja võib ka kikerhernestega siis neid samamoodi teha ja lisaks veel marju sinna panna. Glükeemiline koormus sõltub ka kuumtöötamise ajast, et ei soovitaks siis keeta ja küpsetada väga kaua ja väga pehmeks. Et sellised toorsalatid, toored köögiviljad alati mõjutavad veresuhkrut vähem kui see, kui me väga pehmeks siis need köögiviljad keedame või ka ahjus küpsetame nad siis väga pehmeks. Et jätaks köögiviljad al dente ehk krõmpsuks, lillkapsa, brookoli, porgandi, et neid kindlasti mitte väga pehmeks keeta. Jätaks makaronid al dente krõmpsuks, jätaks riisiterale selle viimase ampsu sinna keskele, sellise krõmpsu ampsu, et riisi samamoodi ei keedaks väga pehmeks
ja riisi kasutaks just täistera kujul, mitte siis seda valget pudruriisi, mis on kleepuv, mis on lihvitud ja tema toiteväärtus ehk tema kiudainete sisaldus ei ole enam see, mis täistera riisil. Kindlasti oleneb ka näiteks sordi valikul, nii õunal kui ka praegu on juttu siin sellest, et kartulisort on väga oluline, et kui on need jahused kartulisordid, mis keetmisel lagunevad, ütleme nii, et selles sa pead kartulipüreed, kartuliputru teha, siis need on kõrgema glükeemilise koormusega. Ja ka serveerimistemperatuur on oluline. Et kui me oleme kartuli keetnud, maha jahutanud ja nüüd näiteks mingi külma salati sellest valmistanud, siis tema mõju veresuhkrule on väiksem. Me saame öelda, et selles kartulis on siis resistentne tärklis, mis meie organismi jaoks on justkui kiudaine ja see ei mõjuta siis veresuhkru taset selliselt. Ehk lahustumata tärklis ka võib nii öelda. Banaani küpsusastmel ja õunte küpsusastmel on ka erinevus, et võiks kasutada või üldse süüa eelistada siis selliseid puuvilju, mis ei ole üle küpsenud. Näiteks kui banaan on juba plekiline üle valminud, siis temas seda resistentset tärklist enam ei ole ja ta mõjutab siis veresuhkru taset kiiremini. Ehk see resistentne tärklis on kadunud ja on siis suhkrud ja selline kergemini seeditav tärklis selle resistentse tärklise asemel. Looduslikud happed madaldavad glükeemilist koormust. Võiks eelistada hapendatud leiba, looduslikke happeid nagu õuna ja veinijäätikas. Ma ei räägi siin söögijäätikast, ma räägin just looduslikest jäätikatest. Sidrunimahl näiteks toorsalatite maitsestamisel ja fermenteeritud ehk hapendatud toidud oleksid väga head. Lisaks need annavad ju meie organismile elavaid baktereid, ensüüme ja kiirendavad ka siis meil seda toidu seedimist, aitavad meil toitu paremini seedida. Soovitaks süsivesikuid tarbida koos valkudega. Et see mõjutab ka siis seda veresuhkru tase, kas siis kiiremat või aeglasemat tõusu, et ei ole hea süüa ainult süsivesikuid ühe söögikorra juures, vaid panna siis näiteks kartuli kõrvale toorsalat, lisaks paneks sinna veel kalatüki juurde, aga samas peab jälgima seda, et neid loomseid valkusid ei oleks ka liiga palju, et see koormab neerusid. Ja valgud annavad ka täiskõhu tunde, kui me ainult sellist köögivilja sööksime, siis tekiks selline vesine tunne, et tahaks nagu soolatopsist juba soola hakata sööma. Ja tihti on need loomsed valgud ka liiga rasvarikkad. Et me võiksime siis öelda nii, et süsivesikute kogus tuleks jaotada päeva lõikes ühtlaselt. Kui see muidu kogus, süsivesikute kogus jääb 45–50% vahele, siis me peaksime ta jagama 3 söögikorra ja 1–2 oote vahel ära. No tuleb võib-olla seal ühe söögikorraga 50 grammi süsivesikuid, oote puhul seal kuskil 10 grammi süsivesikuid. Aga kui me nüüd ka liigselt vähendame ehk siis minimeerime seda süsivesikute sisaldust oma toidus, siis võib tekkida see olukord, kus me hakkame loomseid rasvasid ja loomseid valkusid liiga palju tarbima. Diabeedi puhul me saame rääkida ka sellest, et kui veresuhkru tase on üle 8, siis ei ole soovitav süüa süsivesikuid sisaldavaid toite. Siis tuleks söögikord kas edasi lükata või süüa siis selliseid toite, kus ei oleks neid imenduvaid süsivesikuid. Valguvajadus jääb meil kuskil 10–20% vahele, aga see oleneb väga palju ka meie tervislikust üldseisundist. Et kui on ikkagi luumurrud, haavad, peale operatsioone, ka vanemas eas inimesed vajavad siis täisväärtuslikku valku rohkem. Kehalisest koormusest oleneb ja ka sellest, kui täisväärtuslikku valku me sööme. Et kui me sööme ikkagi muna, kala, linnuliha, loomaliha, mis on täisväärtuslik, siis see valgu kogus võib olla ka väiksem.
siis me ei pea seda valku nii suures koguses sööma. Ja sellise oma käetunde järgi nüüd vaadates ütleme, et see valgurikas toiduaine võiks jääda siis meie peopesa suuruse tüki nagu, aga tema jämedus ei tohiks olla jämedam kui väikene sõrm. Et muidu mõtleme, et 10 sentimeetrit paks lihatükk, et las ta olla peopesa suurune, aga ei, tema tüki paksus on ka ainult väikese sõrme jämedune. Et ei ole nii, et pool taldrikust on siis lihatükki täis. Taimsed valgud moodustavad 40% umbes ja loomsed valgud 60%, laste puhul 75%. Ja taimsete valkude alla kuuluvad ka näiteks kaunviljad, pähklid, seemned, mandlid, teraviljad. Neid võiks kombineerida nüüd loomsete valkudega, et näitan kohe ka neid näiteid, või siis taimseid valguallikaid omavahel. Loomsetest valkudest on üks valguetalon, näiteks muna, kala, mida me võiks 3 korda nädalas süüa. Punast liha ei peaks nii tihti sööma ja väga hea oleks ka ilma nahata kana ja kalkuniliha ja erinevad piimatooted, eriti siis hapendatud piimatooted. Et kui me paneme siis kokku näiteks teravilja ja kaunvilja, kus on siis 2 taimset valguallikat korraga, siis need nagu täiendaksid üksteist. Et kas ta on nüüd siin aetoad koos riisiga või on tatrapasta koos aetubadega. Aga loomulikult siia võib lisaks ka veel siis loomset valku panna. Või näiteks lisame kaunvilju pikale poisile. Siin on mul punased aetoad pika poisi sisse pandud. Või paneme neid kaunvilju hakklihapallide sisse. Paneme kaunvilju või riivitud suvikõrvitsat, riivitud porgandit kotletitaigna sisse. Kui me kasutame köögivilju hakkmassis, siis me samal ajal ka vähendame loomsete rasvade osakaalu selles toidus ja lisame ju kiudaineid loomsetele toiduainetele juurde. Ja soovitakse eelkõige siis ahjus küpsetada, mitte panni peal praadida. Või näiteks loomne ja taimne valk koos. Seened on ju metsaliha, taimse valguallikad, nii et paneme kana ja seene omavahel kokku. Või siis suvikõrvits ja uba sellise sooja salati sees, jälle täiendavad üksteist. Kui nüüd munaroogasid valmistada, siis ei soovitaks praemuna, ei soovitaks tugevalt keedetud muna, eelkõige omletti, munahüüvet, kus siis vedeliku kogus on natukene suurem kui omleti puhul. Sellist munamassi, kus me oleme siis selle munamassi lahti kloppinud, see aitab seda munavalku veidike paremini meil siis omastada. Või siis sellised keedetud munad, mille see munakollane on veel natuke keskelt toores. Ja kindlasti munaroogade juurde lisaks rohkelt köögivilja, sest munas ei ole kiudaineid. Munas on palku, rasva, aga puuduvad siis kiudained. Toidurasvadest võiksime piirduda siis 4-7 portsjoniga päevas. Monoküllastamata rasvhapped moodustavad sellest 2-4 portsjonit ja 2-3 portsjonit omega-3 ja omega-6 rasvhapped, millest meil ka kohe siis täpsemalt juttu tuleb. Ja see rasva kogus nüüd jälle sellise piltliku käejoonise järgi võttes on pöidla otsa suurune tükk, nii et ei ole teda palju. Kui me võid paneme ühe võileiva peale, siis väga palju rohkem seda loomset rasva me päeva jooksul tarbida ei saagi. Natuke õliga panni peale, natuke rasva on ka loomsetes toiduainetes, näiteks lihas ja kalas ja ongi meil rasva kogus päeva lõikes juba täis. Küllastunud rasvhapped ei tohiks moodustada üle 10%
ja neid leidub siis eelkõige rasvasest lihas, peekonis, munakollases, margariinis, tööstuslikult valmistatud snäkkides, maiustustest, küpsistes näiteks, palmiõlis, kookosõlis, võis ja kakaovõis samamoodi ja küllastumata rasvhappeid, näiteks monoküllastamatasid 10–20% ja polüküllastamata 5–10%. Ja ma tahaks just tähelepanu pöörata nendele polüküllastamata rasvhapetele, mis on meie jaoks väga olulised. Siia kuuluvad nii omega-3 rasvhapped kui omega-6 rasvhapped. Me tihtipeale tarbime neid omega-6 rasvhappeid liiga palju, võiks öelda isegi, et 10 korda rohkem, kui tegelikult oleks vajalik. Et me peaksime tõstma omega-3 rasvhappete osakaalu, mis aitavad küllastustunde tekkimisele kaasa, parandavad insuliinitundlikkust, parandavad vereringet, vähendavad põletikke ja neid leidub siis rasvastes kalades, heeringas, forellis, lõhes, räimes, ka külmpressitud rapsiõlis, linaõlis, tudraõlis, kanepiõlis. Ka seemnetes, chia-seemnetes ja põldtudraseemnetes, kreeka pähklis ja kreeka pähkliõlis ja ka vetikates. Ja seda omega-6 siis natukene vähem tarbima. Ja kus me siis neid külmpressitud õlisid võiksime kasutada? Kas oliiviõli või tudraõli, näiteks erinevate pestode tegemisel, toorsalatite maitsestamisel. Aga ei tohiks siis kuumutada neid külmpressitud õlisid kõrgel kuumusel. Näiteks ka kala ei tohi me siis panna ahju kõrgemale temperatuurile kui 175 kraadi, sest omega-3 rasvhapped ei talu siis sellist kõrget kuumutamist. Kui on väga hea kvaliteediga külmpressitud oliiviõli, aga me ju alati ei tea, kui hea kvaliteediga ta on, siis ta kannatab isegi kuni 210 kraadi on tema see suitsemispunkt. Aga kui on vähem kvaliteetsem, siis on 160 kraadi. Nii et suitsemispunktini me päris ei tohiks siis oma toitu kuumutada. Et kui me juba tunneme, et silmadel hakkab valus ja sellist kõrbelõhna juba panni pealt tuleb, siis on see pannitemperatuur, selle õlitemperatuur seal panni peal kõrgem kui 180 kraadi. Ja samal põhjusel ma näiteks, kui neid kreekereid valmistan, ei pane ma ahjule kõrgemat kuumust kui 150-160 kraadi, sest ma kasutan neid põldtudra või chia või linaseemneid ka nende kreekeri taigna sees. Et valime siis ahju temperatuuriga väiksema. Selle võrra, et need pähklid või seemned sisaldavad siis omega-3 rasvhappeid ja kõik need pähklid ja seemned võiksid olla leiva saiapätsi sees, mitte selle leiva saiapätsi peal siis. Ja kibedad kreeka pähklid on juba rääsunud, et selliseid ei oleks vaja siis süüa. Ja linaseemned võiks jahuks jahvatada ise, et ega see jahu sooja käes meil ei taha säilida. Et kui me ise ka jahvatame linaseemneid, siis 3 päeva külmkapis, klaaspurgis, kaanega, õhukindlalt ja mitte kauem siis. Kui nüüd natukene magusainetest rääkida, et mis siis vähem veresuhkrut mõjutavad, siis suhkur on suhkur. Kõik muutub lõpuks ikkagi glükoosiks. Aga prooviks maitsestada või magustada magustoite, küpsetisi hoopis erinevate puuviljadega, marjadega, näiteks banaaniga, mangoga, muskaatkõrvitsaga, maguskartuliga, tatlitega, rosinatega, viigimarjadega või annaks maitseainetega midagi ära teha, kaneeli näiteks lisada, pähklitega magustada, india pähkel, kreeka pähkel, pekaanpähkel. Kuigi india pähklil oli see kõrge glükeemiline koormus, aga ta annab magusust, aga siis seda mitte nii rohkelt sinna taigna sisse lisada. Nüüd pildi peal on näha, nagu oleks mustikatel kõrgem glükeemiline koormus. See 12 grammi imenduvaid süsivesikuid on nüüd kultuurmustikate kohta. Metsmustikad pigem langetavad veresuhkru taset. Nii et siit tuleb välja ka see, et kas on tegemist siis metsamarjaga või kultuurtaime küljest korjatud marjaga. Aga üldiselt nii põldmarjad, vaarikad kui maasikad on madala glükeemilise koormusega
ja need veresuhkrutaset siis nii palju ei tõsta. Ja magustakski siis näiteks jäätiseid erinevate marjadega või puuviljatükkidega ja mitte mingit magusainet, suhkrut, mett ei panekski siis selle jäätise sisse. Ja kui me vaatame šokolaadide glükeemilist koormust, siis piimašokolaadil, valgel šokolaadil on see palju kõrgem kui siis tume šokolaad, mis on 70% kakaosisaldusega või lausa ülitume šokolaad, kus on 86% see kakaosisaldus. Et kui ma sellist šokolaadimaiust teen, kus šokolaad on siis sulatatud ja puistan peale erinevad kuivatatud puuviljatükke ja ka idandatud ja kuivatatud tatart, siis ma kasutan alati sellist tumedat šokolaadi. Ei ole alati see veresuhkrutase seotud siis toiduga, kuigi täna meil oli eelkõige siis toidust juttu, aga see on seotud ka meie bioloogilise ööpäevase rütmiga. Millal me läheme magama, kui kaua me magame, kas me puhkasime ennast välja, mis on meie meeleolu, kõik sellised asjad, kui palju me oleme füüsiliselt liikunud, sest me võime läbi selle füüsilise koormuse, kas sport või töö tegemine või lihtsalt ka kõndimine võib parandada meie rakkude insuliinitundlikkust ja see toime võib kesta veel 24 tundi peale seda liikumist ka. Nii et kindlasti soovitaks jälgida oma ööpäevast biorütmi ja seda, kui palju me siis ööpäeva jooksul liigume. Ja võiksime vältida insuliiniresistentsuse kujunemist nii palju, kui see meie võimuses on. Ehk seda sama suure glükeemilise koormusega menüüde võimalikult kokkutõmbamist ehk püüame kasutada kas siis teravilju või köögivilju, puuvilju, marju, mis on väiksema glükeemilise koormusega, et see toit ei oleks meil nii kõrge kaloraasiga, et neid loomseid rasvasid ei oleks toidus nii palju, et omega-6 rasvhappeid ei oleks nii palju, et me liiguksime piisavalt ja me lülitaksime siis omega-3 rasvhappeid rohkem oma menüüsse, mis parandavad insuliinitundlikkust. Ja kokkuvõttes ütlekski, et tegelikult on tegemist üldiste tervisliku toitumise põhitõdedega. See tähendab valkude, rasvade, süsivesikute tasakaalu meie igapäevases menüüs, et ta ei ole mingi eriline dieet, see glükeemiline koormus ka, vaid ta on lihtsalt tervislik toit, jälgides toidupüramiidi, jälgides taldrikureeglit. Väldime siis kõrgema glükeemilise koormusega toiduainete üheaegset kasutamist ehk paneme kõrge glükeemilise koormusega toiduainetele lisaks siis madalama glükeemilise koormusega toiduained. Tulemuseks on siis keskmise glükeemilise koormusega toiduained. Minimeerime rafineeritud süsivesikuid toidus, jaotame süsivesikut päeva lõikes ühtlaselt, toome oma menüüsse erinevaid värve, vikerkaarevärve, köögiviljade, puuviljade, marjade näol ja ikka need omega-3 rasvhapped, kala, pähklid, seemned, et neid lülitada oma menüüsse, juua piisavalt vett, kujundada tervislikke söömisharjumusi, et me söömise aeg tõesti mõtleksime toidule, mitte me ei tegeleks söömise aeg muude asjadega. Me näriksime toitu piisavalt, tunneksime selle toidu lõhna, kuuleksime selle toidu krõbinat oma hamba all. Mitte nii, et sööme toidu ära ja pärast mõtleme, et mis siin taldrikus üldse oli. Ja nii palju kui võimalik, siis hoiame oma kehakaalu kogu aeg kontrolli all, mitte me ei kõiguta oma kehakaalu. Vahepeal võtame kaalus juurde, siis peame mingit dieeti, võtame jälle kaalus 10-20 kilo alla, et selliste dieetide pidamine ei ole ka siis tervislik. Et see olekski minu poolt kõik ja sooviksin teile ilusat päeva jätku ning tarkust oma tervise hoidmisel.